Tahaks tervitada kõiki rõõmsaid kohale tulnuid Issanda Jeesuse Kristuse ja Naatsaretlase nimel. Ja ma olen natuke mõtiskluse all, et ei ole harjunud sellise set-upiga siin või et vahest tundub nii, kui oleks kohvikus või kuskil. Peaks olema kirik. Ma ei tea, aga kes see ütles, et alati peab just ühtemoodi olema. Et mõned ütlevad, et siis tekib nagu religioon väga või. Ma ei tea, kas see on õige asi või mitte, aga natuke mõeldes tagasi, ma mäletan, et ma ei tea, mis nime all me tol ajal tegutsesime, oli see Elusõna või veel ei olnud Elusõna. Hubert Jakobs oli pastor ja Reinhard Mets oli seal vägede juht ja nemad nagu võtsivad terve restoran, ma ei tea, mis ta praegu on, Kungla oli tol ajal ja Hilton praegu ja aitäh, Loore ikka teab. Võtsid siis Hiltoni ja koosolek oli Hiltonis, kujutus ette siis täitsa koos toiduga. Niimoodi. Ja siis nad ütlesid, nad ise olid rahvariietes seal. Ja siis nad ütlesid, et ärge lõhkugu seineora. Siis nad ütlesid, et nii peabki olema. Mina ei tea, kas nii peab olema või mitte. Ja siis järgmine pühapäev oli Lille paviljonis Pirita teel meil suur koosolek ja avatud. Ja sinna tuli pool linna kokku. Ja ta ei olnud väga kiriklik ega koguduslik, aga oli kuidas oli, kuidas rahvast tuli palju sinna niimoodi kokku ja kõik teadsid, et seal ei ole mitte lihtsalt sööming, vaid et see on nagu jumalateenistusega. Et selliseid projekte on varem ka olnud, aga meil on siin ka muidugi põhjus, miks täna kõik inimesed valgetes riietes on ja piduriietes, mitte tööriietes, et meil nagu siin selline väike juubel, kogudus 100 aastat või kui palju, ma ei tea, natuke liialdan vist, aga 10 tuleb küll ära, nii et 10 aastat tagasi tundus, et Jumal tahtis, et siin selles Tallinna linna nurgakeses toimuks ka veel lisakiitmine ja ülistamine temale. Siin nagu paar kohakest on, eks ole. Üks on seal esimesel kohe, kui seal tee peal, seal on väike Vene nelikirik on seal, kui need autod alati seisavad. Ja siis on siin veel ühes kohas selline nagu kogunemine, aga rahvusvaheline maailmaklassi jumalamees Reinhard Uuemõis elas ka siinsamas kõrval peaaegu või lähedal. Nii et siin on ka ärkamisi alanud nii-öelda vaimus ja mine tea, äkki Jumal tahab liikuda siit ka veel kuidagi või kuhugi. Nii et proovime rõõmu tunda sellisest mindsetist või sellisest saali vaigutusest ja täname projekti autoreid ja kõiki, kes need laudu on tassinud või on need lauad ise tulnud, keegi ütles, et tulge Jeesuse nimel või keegi tõi neid, kas Henriku kõrvad paistavad siit välja kuidagi või? Tavaliselt Henrik jõuab alati igale poole mingil määral, kuhu rohkem, kuhu vähem, kuidas? Viljar ja Henrik või? Assoo, jah. Ja aitäh Viljar ja Henrik, kus Viljar on siin, jah. Teeme aplausi, kui Eero tegija. Et korra 10 aasta peale võib natuke teistmoodi ka istuda, loodame, et keegi ei pahanda või ei vihasta. Ja kaamerates pole seda vaja näidata, mõni äkki solvub. Ja, aga tehke, kuidas tahate. Igatahes suur rõõm, et me siin oleme, et te olete ka ja tervitan ka külalisi, kes ei ole meie koguduse liikmed, aga täna on mingil põhjusel Jumal toonud nad siia ja nad on ühinenud meiega, et kuulda natuke ka Jumala sõna ja see nädal õigupoolest ongi ju väga, ma ei tea, kas aktiivne, mis nüüd tuleb või vähemalt agressiivne, kas siia sisse mahub nüüd, täna õhtul hakkab paasajuutidel, eks ole. Minu teada oli see muunset või päikseset, ma ei mäleta, kas päikseloojumisega hakkab paasa
12. See on liikuv graafik. Ja noh, mõned päevad hiljem ikka siis tekib suur reede, kui Jeesus kinni võetakse ja kulminatsiooniks siis tekib ülestõusmise võit, elu võit. Ja see on juba järgmine nädal, nii et täna ei ole nagu väga palju vaba valikut, täna teema ongi paasa talle nagu söömine, milleks, kuidas ja kas seda on vaja ka Uues Testamendis või on see ainult juutide jaoks või Vanas Testamendis. Ja jutus on täna poole lühem, sest et söök on poole pikem ja osadus ja tegime tänase agenda umbes nii, et ülistus on, ma ei tea, mitu laulu sul oli. No, nii ja naa, 20 minutit võib-olla umbes siis kuskil jah, sinna. Ja minagi püüan nagu robot rääkida kiiremini kuidagi ja vaadata siis, kuidas edasi saab. Aga ma ei tea, kas teil on ruumi, et tõusta püsti, võtta kätte, teha alguspalve ja ühtlasi ka muusika võiks tulla sisse ja alustada nagu mängimist. Kallis taevane Isa, me tuleme sinu ette, sinu püha poja, Jeesuse Kristuse nimel. Ja täname selle aja eest, selle ruumi eest, selle koha eest. Et vaatamata kõigele on täna igasugustele sündmustele Eestimaal vabadus kuulutada, uskuda ja palvetada. Halleluja! Ja võtame seda vastu kui suurt privileegi ja mitte nagu grandet, vaid ikkagi nagu suhtume sellesse väga suure austusega ja tänuga issand selle vabaduse eest. Ja mida muud me tahaksime rohkem, kui et nii võikski jääda, et see kuidagi ei muutukski, et kellelgi ei oleks väge, jõudu ega meelevalda seda kuidagi ära lõhkuda või muuta. Halleluja! Jumal, me täname ikka, vaatame sinu peale, meie taevane Isa, sina oled meie kaitse, meie kilp, meie kalju. Sina oled suur Jumal, väeline Jumal ja mina ei oska öelda neid vahekordi, aga kui ikkagi arvestatav osa inimesi austab ja armastab sind, annab sulle au ja tänu ja ülistuse sellest, et sa väärid seda, sest sa oled hea ja sinu heldus kestab igavesti. Sa oled hea isa olnud, sa oled hoidnud seda maad ja rahvast 30 aasta ringis ja küll tahaks, et veel sama kaua vähemalt või rohkemgi veel. Seni, kuni su poeg tuleb tagasi oma pühade 10 000-ga või ennem õigemini, kui ta tuleb tagasi ja kisub osad ülesse talle pulma. Isa, me täname sind, et sa valmistad oma pruuti ja pruut on see, kes seda austab ja lugu peab, kes ootab seda, kes täidab tingimusi olla pruut, kes tahab, et tema kleit või riietus, pikk rüü oleks puhas ja pühitsetud. Halleluja! Et see oleks leitav olevat plekita, veata, kortsuta. Mitte midagi seal ei oleks, mis rikub seda. Jeesuse nimel, isand, juhi meid, õpeta meid sina suunas. Me tahame sulle alistuda ja alluda, sellepärast sina oled Jumal, kuningate kuningas, väärt meie au ja kiitust. Anname sulle au ja tänu ka selle maa ja rahva eest, et sa oled teinud sellise ime, raiunud taevase kirvega siia Baltikumi serva sellise akna, kus niimoodi üks väike rahvas või 3-4 rahvast siin kõrvuti, Soomed ja teised, võivad kiita ja ülistada vabalt sinu nime. Halleluja! Täname issand selle eest, issand, see on suur privileeg. Ja me teeks kõik või väga palju, et seda mitte kaotada mingisugusel kujul ega kombel, issand,
halleluuja, mida iganes tarvis on. Ja sa oled oma sõnas õpetanud, mida sellest tarvis on. Selleks on tarvis seda, et me ei teeniks ebajumalaid, vaid ainust tõelist Jumalat ja ligimeest nagu iseennast. See on ülem seadus. Halleluja. Jeesus ütleb sellegi nii, et selles lauses on prohvetid ja kõik sõnad koos selles sees. Isand, see on sinu lause. Sa armastad inimesi, sa ei vihka ega ei vähenda neid. Sa lood ja paljundad neid, sest nad on sinu loodud. Milline suur arm. Sa armastad ka kogudusi, mida sa ise lood ja mille pea oled sina, Jeesus. Ja sina ehitad oma kogudust. Ja sina tood siia inimesi või ei too neid. Sina oled öelnud meile mõningaid asju ja me oleme võtnud neid uskuda, et meid leitaks olevat uskliku nagu Abrahami, mitte uskmatu nagu mõni teine. Halleluja! Selle tõttu me vaatame sõnadele usus ja mitte sellele, mida nagu näha on või mitte näha ei ole. Sellepärast see, mis Jumal ütles, määrab selle, mis on näha. Halleluja! Selle tõttu me vaatame asjadesse usus. Nõu, jõu ja väe, vaimu läbi ja vaimu kaudu. Jeesuse Kristuse, Natsaretlase nimel. Halleluja! Me õnnistame seda aega. Me õnnistame ka seda tänast pidu siin. Aga me õnnistame ka maad ja rahvast. Me õnnistame teiste kirikute, teisi liitreid ja teisi juhte, issand. Ja ka neid, keda väga ei mõista, aga sina mõistad, issand. Sest et üks inimene ei olegi kutsutud kõiki mõistma, selleks ei olegi vajadust. Issand, aga sina tead kõike. Halleluja! Ja sinule me anname au ja tänu. Näiteks, mina ei mõista nii palju Jehova tunnistajaid, aga mina ei oska nende kohta midagi öelda. Aga sina oled suur, issand, ja meie tunnistame sind, issand, kuningate kuningana, isandate isandana. Halleluja! Tänu sulle, Jeesus, tänu sulle, issand, et sinu maa ja rahva hulgas sinu vaim töötab. Täname sind, et sinu pilv on tulnud ja tuleb juurde ja me võime seal sees olla. Võime oma jalad sinna pista ja usume, et see pilv haarab meid nagu üks suur nagu tuulepööris ja keerutab üle Eestimaa, puudutab hingi, ei jäta kedagi puudutamata, manitseb meid kõiki meeleparandusele. Issand, ja paljud muudavad oma teed ja toimetusi, paljud heidavad eemale kuratliku teemonliku vana mõtteviisi, haaravad kinni sellest käest, mida sa oled pakkumas, ühinevad sinu päästega, tulevad kaasa sinu päästega. Halleluja! Ja me oleme kutsutud mitte nautima siia ennast või oma nava imetlema, vaid tegema eestpalveid nende eest, kes on väljas, issand, ja kes mingil põhjusel ei ole saanud tulla sisse või ei tea seda. Täname sind, issand, et sina jätkad oma tööd, sa jätkad ja see sõna ütleb, minu isa tegutseb tänini. Tänu sulle, et see on Eestimaa suhtes ka tõsi ja ka määrav Jeesuse nimel. Halleluja! Issand, tänu sulle ka kõigi ees, kes kohale jõudsid ja ma pauletan nende ees, kes kohale ei saanud tulla. 10 inimest on teatanud, et neid on tõvi või mingi jukerdus haaranud või rünnanud. Issand, me võtame kätte korra ja kasutame meelevalda. Üks asi on, kui me ise räägime, sootuks teine asi on, kui kogudus räägib. Ja ma tahaksin paluda kogudust kaasa selle palvega meie vendade ja õdede eest, kes täna on kodus erinevatel põhjustel. Paluda, issand, me võiksime sõidelda tõve ja haiguse vaimu, issanda Jeesuse ja Natsaretlase nimel ja ütelda, korista oma kävarad sellest kogudusest ja nende inimeste pealt. Jeesuse nimel kaduge minema nõtruse ja jõuetuse vaim, haiguse vaim, nõrkuse vaim. Me murrame su väe ja meelevalla. Ja kogudus tõstab käed praegu ja piserdab
Jeesuse vere selle vastu, selle jõu vastu, kust iganes see on välja tulnud või saadetud. Me piserdame Jeesuse vere, Natsaretlase Jeesuse vere. Talle verd räägime selle vastu. Talle verd räägime selle vastu ja ütleme, kurat, sa pead lahti laskma need inimesed Jeesuse nimel. Lahku nende pealt, kao nende pealt. Me murrame haiguse, pettuse ja igasugused sümptoomid, mis näitavad, et nad hakkavad surema või mida iganes tegema. Me murrame selle vaimu väe ja meelevalla Jeesuse nimel. Halleluuja. Ja me vabastame Jumal sinu tervendava väe. Ütle koos minuga, ma vabastan Jumala tervendava väe. Läkita välja oma tervendav vägi, issand. Las ta läheb ja puudutab vajajaid. Las ta läheb ja puudutab vajajaid. Kallis püha vaim, tule ja tröösti neid, kes täna on rünnaku all. Tröösti neid. Sina oskad trööstida nii, nagu ei mitte keegi teine. Ainult sina oled vägev trööstima. Sa oled vägev trööstija, sinu nimi ongi trööstija. Tänu sulle, issand ka, et taevas on lahti täna. Tänu sulle, et ma jutlustan lahtise taeva all. Räägi püha vaim, jutlusta püha vaim, ülista püha vaim, õnnista püha vaim, puuduta püha vaim, liigu meie seas, liigu meie keskel. Ära jäta meid vaesteks lasteks, issand. Õnnista oma päris osa, õnnista oma armsaid, õnnista oma kalleid. Jeesuse Naatsaretlase võimsal nimel. Me paneme ka valitsuse sinu ette. Ma nägin saadet, kus peaminister ütles, et mingid valgeid triipi taevastes ei ole. Et see on väljamõeldis. Ja ma sõitsin täna siia kogudusse ja ma nägin neid valgeid triipe taevas, mida kuskil ei ole. Ja nad on ümber nagu võtmas ilusat sinist taevast ja tegema seda hägusaks, mida ei ole. Issand, aita teda. Kui pimedus on tema silmad katnud, issand, näha neid triipe. Aita teda tõsta pilku ülesse, asjade pealt kõrgemale, issand, et ta nähes näeks ja kuuldes kuuleks. Issand, aita kogu seda valitsust oma mõjukusega, oma jõuga, oma headusega. Las sinu tarkus haarab neid. Las Jumala tundmine katab neid. Las Jumala aukartus ärkab nende seas. Ärata nende seas oma vägevus. Kutsu sealt oma lapsed. Paljud on seal sellised, kes peidetult usuvad sinusse. Issand, võta veel lõikust sealt, võta veel lõikust nende hulgast. Tõmba neid ära. Sina võtad kõigist eluvaldkondadest inimesi. Kui sinu pööris, pühavõimu pööris tuleb, võtad sa kõigilt elualadelt. Ole sa minister või köster või kes iganes, issand. Sina võtad kõigilt elualadelt. Too päästele neid inimesi. Too Jumala tundmisele. Nagu me siin palvetanud oleme, las nad võtavad selle maa ja rahva suhtes vastu õigeid otsuseid, häid otsuseid, mis on eluks kõigile inimestele siin. Mis aitavad kõiki neid inimesi, mis ei riisu neid, vaid annavad neile vabadust ja suuremat võimalust. Halleluuja. Tänu sulle, issand. Ja samas on niimoodi, et iga rahvas on oma valitsust väärt, issand. Aita meid ka, et me ei oleks väärt, issand. Et me ainult ise ei arva, vaid et sina annaks meid tunnistust, et me oleme väärt. Tähtisin, et sina annaks tunnistust, et me oleme sulle meelepärased. Et sina annaks tunnistust, et sul on hea meel meist. Halleluuja. Tänu sulle, Jeesus. Tänu sulle, Jeesus. Ülistus sulle. Ülistus. Tänu. Tuhat tänu. Ülistame sind, Jeesus. Kuningate kuningas. Sina oled väärt. Sina tulid alla ülevalt kirkusest. Tulid alla, et lunastada meid. Tulid järele meile. Sa nägid, et meiega on halvasti. Sa ei kõhelnud, ei kartnud,
vaid sa võtsid kätte ja tulid alla, sündisid Neitsi Maarjast, kasvasid siin, astusid üks päev teenistusse ja alustasid imedega ja tunnustähtedega. Sa võtsid kätte ja mitukümmend aastat purustasid kuradi tegusid, hävitasid saatana teguseid, kuni sa jõudsid lõpuks eesmärgini, Golgata ristini, sest õigupoolest olidki ju sa tulnud. Sa olid tulnud tapalambaks, sa olid tulnud ohvritalleks, sa olid tulnud talleks, kes ära antakse kogu maailma patu eest. Sest suur oli plaan, suur oli isa plaan haarata ja hõlmata kõiki maailma rahvaid, musti, kollaseid, valgeid, pruune inimesi, igasuguseid inimesi, Jaapani inimesi, Aafrika inimesi, igasuguseid inimesi. Sest sul oli nõnda meelepärane teha suureks Jumala tundmine, et terve maailm saaks tundma sinu nime ja sinu au. Ja kirjutatud on, et lõpuaja sündmused ei kulmineeru enne, kui kõigile rahvastele, ütle kõigile on kuulutatud Jumala sõna. Kõigile. Siis tuleb piir. Ja siis mingil ajal ütleb isa, mine nüüd ja too pulma mu valitud pruut. Aita meil valmis olla. Halasta meie peale. Aita meil valmis olla. Aita meid sind tunda. Aita meid sind ära tunda. Aita meid sind armastada. Aita meil aru saada, kus on vaenlased, kes teevad kõike, et meie ja meie lapsed ei päriks tõotusi. Ja aita meid aru saada, kus on meie sõbrad, kes teevad kõike, et meie ja meie lapsed päriksid tõotused ja taevariigi. Halleluja. Tänu sulle, Jeesus. Halleluja. Tänu sulle, issand, sinu headuse, sinu helduse, sinu suuruse eest. Me ülistame sind ja täname sind. Täname kõiki, kes on vaatamata raskustele ja olukordadele siiski murdnud läbi ja tulnud välja, et austada nii meid kui seda, mida Jeesus 10 aastat tagasi alustas siin. Teeme issandale ühe aplausi. Halleluja. Tänu. Glory. Glory. Halleluja. Tänu sulle. Ja, aga nüüd me oleme vist valmis siin, rohkem kui valmis juba. Ja võtame kätte, anname Jumalale au ja tänu. Halleluja. Tee lahti oma suu ja mis veel tähtsam, tee lahti oma süda. Teate, ma nii palju vahepeal rääkisin kellegile, et sul on midagi ees, et sa ei ülista Jumalat ja avastasin kodus, et ma ise ei taha ülistada Jumalat. Ma ei uskunud seda. Saab ka nii olla, et sa isegi ei tea, et sa ei taha. Ma ütlesin, ei, aitab küll nii. Issand, aita mind, mis iganes seal ees on, kao minema Jeesuse nimel. Taimuri hing, kiida issandat, anna talle au ja tänu. Halleluja, amen. de pea kui kindel on tee
vaikida sa, on elav ju ta, kuidas küll sees hoida ma saan nii lihtsalt. Kiida mu hing Issanda, tühjus mu sees, murdmas mu meel. Kiidan, sest ikka valitsed sa. Usus ja väes tema armus küll näed, et megitus võidab Jeriko rüüm. Nii kaua kui hingab, põhjuse leian ja kiida mu hing Issanda. Kiida mu hing, me päästjad sa, ei vaikida sa, on elav ju ta, kuidas küll sees hoida ma saan nii lihtsalt. Kiida mu hing Issandat, kiida mu hing Issandat, kiida mu hing, me päästjad sa, ei vaikida sa, on elav ju ta, kuidas küll sees hoida ma saan nii lihtsalt. Kiida mu hing Issandat, kiidan sind ma, sest valitsed sa. Kiidan, sest alistasid haua ju sa. Sa oled ustav, sa oled truu, ei paremat sinust, nii hüüan sul ma. Kiidan sind ma, sest valitsed sa. Kiidan, sest alistasid haua ju sa. Sa oled ustav ja sa oled truu, ei paremat sinust, nii hüüan sul ma. Kiida mu hing Issandat, kiida mu hing, me päästjad sa, ei vaikida sa, on elav ju ta, kuidas küll sees hoida ma saan nii lihtsalt. Kiida mu hing Issandat, kiida mu hing Issandat, kiida mu hing, me päästjad sa, ei vaikida sa, on elav ju ta, kuidas küll sees hoida ma saan nii lihtsalt. Kiida mu hing Issandat, kiida mu hing Issandat, kiida mu hing, me päästjad sa, ei vaikida sa, on elav ju ta, kuidas küll sees hoida ma saan nii lihtsalt. Kiida mu hing Issandat, me kiidame sind, Issand, oo mu hing, kiida Issandat. Jeesus, sa oled nii väärt, sina oledki väärt, sina oledki ainus, kes on väärt. Issand, me ülistame sind, me tõstame oma tänu sulle sellel päeval. Oo, las see tänu tõusta su ette, Issand, sest sa oled väärt, sa oled väärt, sa oled väärt, sa oled väärt, Issand. Oo, sa oled nii väärt.
jään magama, laulan ma Jumal sinu headuse eest. Iga päev sa oled ustav, iga päev sa oled hea, nii hea, kogu südames ja hingest laulan ma Jumal sinu headuse eest. Sind kuulan ma läbi tule sulle järgnen ja kahtlustes oled lähemal veel. Oled minu isa, minu sõber oled sa ja elan ma Jumal sinu headuse eest. Iga päev sa oled ustav, sa iga päev sa oled hea, nii hea, kogu südames ja hingest laulan Jumal sinu headusest. Iga päev sa oled ustav, iga päev sa oled hea, nii hea, kogu südames ja hinges laulan ma Jumal sinu headuse eest. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Oma elu alistanud ma, nüüd annan sulle kõik. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Oma elu alistanud ma, nüüd annan sulle kõik. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Oma elu alistanud ma, nüüd annan sulle kõik. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Iga päev sa oled ustav, iga päev sa oled hea, nii hea, kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headuse eest. Iga päev sa oled ustav, iga päev sa oled hea, nii hea, kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headuse eest. Iga päev, Jeesus, iga päev sa oled ustav, iga päev sa oled hea, nii hea, kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu
laulu uuesti. Ütle oma suuga neid sõnu. See on sinu osa Jumalale tagasi anda seda, et ta on nii hea. Proovime nii, et saal laulab üle võimenduse. Ma ei tea, kas saab nii. Sind armastan, sinu arm ei lõpeia. Iga päev olen hoitud su käes. Hetkest, mil ma ärkan, kuni heidan magama, laulan ma Jumal sinu headusest. Iga päev sa oled ustav. Iga päev sa oled hea, nii hea. Kogu südamest ja hingest laulan ma Jumal sinu headusest. Su headus. Äkki saal laulaks nüüd lihtsalt. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Hakkab tulema, halleluja. Eero. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Headus on järgimas, see järgimas on mind. Oma elu alistanud ma, nüüd annan sulle kõik. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Jätkake. Jeesus, 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 ülistame sind, Jeesus, sinu headuse eest, sinu helduse eest, et see on järgimas mind, see on järgimas igat üht meist, Jeesus, Jeesus, sa oled niivõrd hea, sa armastad meid, Jeesus, 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 me oleme sulle au ja tänu, me ülistame sind, me oleme sulle au ja tänu. Me ei ole siin enda jaoks, vaid sa oled toonud meid siia, isa, et anda sulle au ja tänu. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Su headus on järgimas, see järgimas on mind. Oma elu alistanud ma, nüüd annan sulle kõik. Su headus on järgimas, kuningate kuningas, sulle kuulub see maa ja rahvas. Sina, ütle koos minuga, sina oled selle maa valitseja. Sa oled selle maa ainus Jumal. Sina valitsed siin. Mitte ükski teine Jumal ei valitse. Sina valitsed siin, Jeesus. Kuningate kuningas. Ja sinu rahvas annab sulle au. Sinu rahvas annab sulle tänu. Spetsiaalselt lihtsalt. Austades sind, ülistades sind nii oma südames kui oma suus
kui oma elus, oma ettevõtmistes, kui oma valikutes. Ütle koos minuga, issand, me armastame sind. Kui sa armastad Jumalat, siis ütle. Me armastame sind, kallis püha vaim. Aga ütle ainult siis, kui sa armastad. Ja me armastame sind, kallis taevane isa. Me armastame kõike Juuti ja Iisraeli ja me õnnistame seda. Halleluja. Me õnnistame oma juhte. Õnnistame oma valitsust. Me ei saa alati aru, mis nad teevad. Aga neil on rohkem infot kui meil. Ja me õnnistame neid. Ja täna me issand, et me võime õnnistada ka oma kirikute juhte ja kirikute inimesi kõiki Jeesuse nimel. Et me võime ka olla ise õnnistatud. Pane käe enda peale, ütle, mina olen ka õnnistatud. Sest ma olen vabastatud. Haigusest, needusest, vaesusest. Vaimsest surmast. Jeesus vabastas mind. See au kuulub temale. Ja ma olen Jumala oma. Ja ma ei taha ühtki ebajumalat. Ma viskan nad kõik välja. Jeesuse nimel. Halleluja. Nägid kui äge. Saal hakkas rääkima. Teeme aplausi. Halleluja. Me anname au sulle. Au sulle, au sulle. Au sulle, au sulle. Au sulle kuningas. Au sulle kuningas. Au sulle kuningas. Kuningate kuningas ja isandate isand. Me kiidame ja ülistame sind. Tänu sulle. Halleluja. Aitäh teile hetkel. Teil on nii hea atmosfäär tekib. Tänu Jumalale. Aga ma tahaks teid vasti jälle kutsuda, kui Jumal lubab ja te olete veel siin. Aitäh kõigile. Sitzen siin mitte. Ja. Natalia, Boris, tervitame teid ka. Andrei näen me. Aitäh ka, et tulla said. Ja kas mitte keegi ei ole nõus sind lauda võtma, ei saa praegu, oled reservis, okei. Muidu nii suur poiss, et saad endale ise nagu jõuga ruumi teha, et kui keegi kuidagi ei taha, parem ära tee siiski. Ja mina rääkisin kõigile, et võib-olla Natalia ei saa, et kui tõlkida, et siis on keeruline. Aga tänu Jumalale on nii nagu on. Ma hakkan lõpust pihta, et minna algusesse. Kuna aega on vähe, siis ma püüan teha nii nagu ma oskan. Matteuse 26:17 räägib meile sellist asja, et hapnemata pühade, leibade pühade esimesel päeval astusid Jeesuse jüngrid ta juurde ja küsisid, kuhu sa tahad, et me sulle paasa söömise valmistaksime. See on siis nagu homme hommikul justkui, jah, esmaspäeva hommikul. Näiteks kui Toomas oleks Jeesus, siis me peaks minema Toomase juurde ja küsima, Toomas, kuhu me selle paneme sulle selle paasa. Ja Toomas siis ütleks justkui, et minge sinna selle juurde ja öelge, et aeg on lähedal. Ma tahan sinu juures pidada paasa sööma aega oma jüngritega. Ja jüngrid tegid nõnda, nagu Jeesus neid oli käskinud ja valmistasid paasa sööma aja. Õhtul istus Jeesus lauda koos nende 12-ga. Ja kui nad sõid, ütles ta neile, tõesti ma ütlen teile, üks teie seast annab minu ära. Ja väga nukraks jäädes hakkasid nad järjestikku talle ütlema, ega see mina ei ole. Ta ütles, see, kes sööb minuga samast kausist, annabki minu ära. Inimese poeg läheb küll ära, nii nagu temast on kirjutatud, aga häda sellele inimesele, kes inimese poja ära annab. Sellele inimesele oleks parem, kui ta ei oleks sündinud. Aga Juudas, tema äraandja, küsis, olen see mina, ravi.
Jeesus vastas, need on sinu sõnad. Ja kui nad sõid, võttis Jeesus leiva, õnnistas ja murdis ja ütles jüngritele, andes seda leiba, võtke, sööge, see on minu ihu. Ta võttis ka karika, tänas, andis selle neile ja ütles, jooge kõik selle sees, see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Ja ma ütlen teile, ma ise ei joo siit peale sellest viinapuu viljast kuni päevani, mil ma joon koos teiega uut oma isa riigis. Halleluuja. Siin me näeme seda, et kulminatsioon on lähedal. Ta ütleb ise ka, õpetaja ütleb, aeg on lähedal, aeg on täis. 33 aastat maa peal ja aastakümneid teenistust maa peal Jumalal inimesena saab otsa ja ta on valmistumas suremiseks ja ülestõusmiseks, sest ta teab, et tal on võime ja võimalus oma elu anda ja oma elu võtta. Kummatigi see on niivõrd nagu ängistav ja jube, et ta järgmises kohas, kus on pealkiri, et Jeesus palvetab Getsemanis, ütleb, et kui see teisiti ei saa, isa, siis las olla, aga kui mitte, siis sündigu sinu tahtmine. Ta otsustab nagu loomulikult selle plaani teoks teha, milleks ta siia tuli. Ja milleks ta tuli siia? Ta tuli selleks, et võtta ära maailma patt. See on päris võimas. Võtta ära maailma patt kõik. Halleluuja. Siin on nagu lõppfaas ja me näeme, et ta läbib selle võidukalt. Ta jõuab Golgata ristini ja teeb seda, mida vaja on. Täna me päris sinna teemasse ei lähe. Me läheme tagasi ette, nagu ma ütlesin, ettepoole ja tuleme eest pärast võib-olla veel natuke tagasi poole. Ja Jesaja ütleb, et tema ongi see tapalamas väga paljudes kohtades. Tema on see tall, kes tuli ära anda oma elu kõigi nende eest, kes on patused. Sinu ja minu ja meie eest. Kui me vaatame seda sündmust Golgata kontekstis, siis loomulikult on peategelane kuningate kuningas ehk Jeesus. Aga vähem oluline ei ole see, et ta ei tulnud lihtsalt selleks, et siin surra ja tagasi minna, vaid selleks, et lunastada sind ja mind. Ütle, ta lunastas minu. Ta maksis minu eest. Täie hinna Golgata ristil. Täie hinna. Seega ta tuli eesmärgiga ja ta saavutas selle eesmärgi. Me vaatame natuke nüüd põgusalt Jumala suurt plaani. Piibel rõhutab niivõrd palju, et ta on inimese poeg. Olete tanud tähele? Olete lugenud, eks ole? Inimese poeg. Kui niimoodi rõhutada seda inimese poega, jääb mulje, et kui Piibel seda rõhutab, on kuskil ka mitte inimese poeg. Muidu ei oleks oluline öelda inimese poeg. Kui välja arvata, et äkki see on nagu tõlk ja veidrus, aga ei, see ei ole tõlk ja veidrus. See on kõigis tõlgetes nagu peaaegu identselt ühtemoodi tuuakse välja. Kuidas see lugu algab? Lugu algab Abrahamiga ja Abrahami juurde siis tol ajal tulevad isikud. Ja ta teeb neile lamba, valmistab lamba. Olete lugenud seda päris Piibli alguses.
ja ma ei tea, kas ma liialdan või kas tohib nii rääkida või arvata, aga vägagi tahaks arvata, et need olid teise planeedi isikud. Kõrgemad tsivilisatsiooni isikud, ehk need olid Jumala saadikud. Kas saab nii olla, et Jumala saadikud taevast tulevad maa peale või ei saa? Aga miks? Miks ei saa? Aga teoloogiliselt peab ka teadma, miks saab. Teoloogiliselt on see ka lihtne, sellepärast et inglid on ka taevasaadikud. Ja inglite juttu on piibel täis. Jah. Küll inglid juhivad, küll toob Gabriel sõnumi Maarjale, küll siin ja seal on palju asju. Nii et me näeme, et taevas räägib maaga ja juhib maad mingil moel. Ja maa sündmusi reguleerib või soovitab või lööb maha vilistid või terved sõjaväelaagrid, issanda ingel või Jumala jõud tulevad, vääravad vaarao värki, ajavad selle vaarao kõik sealt neile järgi ja lõpuks merre ja kuhugi ja neist ei jää mitte midagi. Muud kui tänapäeval leitakse rattaid sellest merest sealt siiamaani igasugusel kujul ja kombel. Nii et selline nagu aktiiviti on olemas. Kas veel on mingisugust taevaalustest liikumist või ei ole? Kindlasti on, jah. Näiteks kirjutatud, mis saad kostis? Pimeduse inglid on olemas, on või? Jah, ja kas taevaalused jõud ka on olemas? Kas see on Vanas Testamendis, kus issand ütleb nii, et sa ei tohi teenida taevavägesid? On nii? Kas need taevaväed on olemas või? No kui me usume piiblit, see on olemas, siin on kirjutatud niimoodi. Kui me usume seda, mis meile meeldib, see on meie valik, aga sinna on nii kirjutatud. Ja taeva need igasugused saatan, kes visati taevast alla, nõnda nimetatud siia õhuvalda, tema toime on ka olemas. On olemas. Kes veel on olemas? Peaks olema olemas langenud inglid. Kas on olemas? Kas visati ülevalt alla? Kui palju? Õige, 1/3. Mitte vähe. Jah, nii. Kuhu visad tulivad? Mõned neist tulid maa peale vist, jah? Ei tulnud. Või tulid? Tegid sugu maa tütardega? Või ei teinud? Kirjutatud on, see, mis on kirjutatud on nii, mina ei ole välja mõelnud seda, see on kirjutatud nii. Tegid sugu, mis tähendab, et tekkis sugu, jah? Sool tähendab, on järgijad või lapsed, jah? Tähendab, on olemas ka sellised seemned nähtavasti või võib olla. Võivad olla, ma ei lähe sinna sisse, võivad, see on libe teema, aga võivad olla nii, et väga tähtis on, et piibel rõhutab, et inimese poeg oli korraga Jumala ja puhta inimese seemne poeg, rikkumata seemnest. Edasi läheb niimoodi, et Abraham annab selle lamba, nad tapavad selle ja see on nagu pere eest lunastus. Edasi läheb nii, et antakse lammassel järjekordselt suurema ringi peale mingid suguharvud ja ohverdavad lambasel, Gideon ja teised ja edasi läheb nii, et lõpuks Iisrael ohverdab nagu tapalamma. Ma tegin lühidalt praegu, eks tegelikult siin on 5 lammast, mida anti vahepeal. Ja nüüd nagu Iisrael annab lamba Jeesuse ülem talle ja see üks paasatall, see üks ülemtall, kes sööb ise paasapühadel justkui ise ennast ja läheb kohe siit ristile. See antakse ära terve maailma eest. Ja nüüd igaüks, kes vastu võtab selle lunastuse, mis tema kaudu tuleb, saab kelleks? Jumala lapseks. Jumala laps on mis seemnest? Puhtast täpselt, kus see tuli? Ruta või? Kes see ütles? Sina ütlesid? No ruta häälega või? Jäta nüüd.
mõlemad ütlesid. Aitäh, Ruta, sa oled diplomaatiliselt väga hea. Ja ma mõtlesin, kuidas Eero saab rääkida niimoodi. Mulle kostis ainult siit see esimene osa. Ja puhtast jumalikust seemnest. Usume seda või? Ja seega need lapsed, kes on sündinud temast, omavad jumalikku staatust. Kõige kõrgema Jumala enda moodustatud, kuidas öelda, geneetilist koodi või struktuuri, võib ka öelda jumalikku DNA-d. Kas teisi DNA-sid ka on? Langenud inglitel oli kindlasti teine DNA kui nagu sellel, kes oma inglitega üleval on. Jah. Aga me ei lähe sinna, see on spekulatiivne ja seda ei ole vaja üldse täna. Me lihtsalt räägime sellest, et kui saatan visati alla maa peale ja ta pööras siin maa peal inimesi ära Jumalast eemale mitmel kujul ja lõpuks Iisraeli ajaloos korduvalt juhtis neid teenima taevavägesid ja ebajumalaid ja moolokit ja kõiki teisi. On niimoodi. Meil ei ole, ma ei hakka lugema, ma usun, et te usute, te teate seda lugu. Jah. Siis see tähendab seda, et toimus nagu rünnak Jumala inimestele. Ega Jumal ei jäta vastust võlgu ega jäta tegemata. Tema tuleb, teeb ka ja tõstab veel kõrgemale seisusele oma rahva. Tõstab enda kõrgemale langenud inglitest. Ja need, kes võivad olla selle langenud inglite järeltulijad ja pidada ennast näiteks paremaks, sellepärast nende põlvnemine on justkui parem. Ja nemad võivad suhelda või mõelda ülejäänud, et ülejäänud ongi orjad. Ja nad võivadki niimoodi mõelda. Või mitte. Siis nad on koos faktiga, et tuli Jumal kuningade kuningas ja andis oma kõrgenduse oma lastele, nendele, kes tema vastu võtavad. Ma tahan seda rõhutada. Me oleme veel kõrgemal positsioonil kui mingi teise seemne asjad või inimesed. Ja selle positsiooni on meile sellel samal Golgata ristil ostnud see sama, kes tuli paasatalleks ehk Jeesus Kristus. Kui paljud saavad aru sellest? Halleluja. Mõelge, kui kõrgele me oleme tõstetud vaimus. Meil on tema sisu. Kui sul on veel vana sisu, siis anna see ära talle. Ta võtab selle ära meelsasti ja valab ja paneb sinna sisse oma sisu. Halleluja. Nii, nüüd edasi korraks. Lähme veel tagasi suisa. Ma loeks siiski mind hirmsasti ahvatleb. Aega on küll vähe, aga võtame Malaakia kirja korraks. Malaakia kirja loen seda, mis mõtet on Jumalat teenida. Ei ole mingit mõtet, arvasid mõned. Teised ei jaganud seda mõtet. Ja siis nad niimoodi siin vaidlesid. No kogu see kiri vääriks nagu tähelepanu, aga äkki järgmine kord ja siin on selline vägev koht. Nüüd teie kohta preestrid on otsus see, kui te ei kuula ega võta südamesse, et te peate andma au mu nimele. Ütleb vägede issand, siis ma läkitan teie vastu needuse ja muudan teie õnnistused needuseks. Jah, needuseks, sest te ei ole võtnud seda südamesse.
ma sõitan teie seemet ja puistan teile rooja näkku, teie pidupäevade rooja, teid viiakse selle juurde. Te saate tunda, et ma olen teile läkitanud selle otsuse, et minu leping Leeviga jääb püsima. Minu leping temaga oli elu ja rahu ja ma andsin selle temale, et ta kardaks ja ta kartis mind. Ta värises mu nime ees. Tõeõpetus oli tal suus ja pettust ei leitud ta huultilt. Rahus ja siiruses. Siirus on ikka küll väga raske asi. Käis ta minu ees ja pööras paljusid ära patust. Jah, preestri huuled talletavad tarkust ja tema suust otsitakse õpetust. Mis see siia puutub? Sellepärast, et maa peal käib selline võitlus. On mõjukused, mis tahavad haarata meid. Kuidas nad meid haaravad? Selle kaudu, et on inimesed, kes on mõjukatel positsioonidel, nad lükkavad edasi agendat, mida neile annab pimedus. Näiteks perekonna vastast agendat või mingisugust muud agendat. Nad lükkavad vastu. Ma lugesin täna jälle internetis, et president Trump muudkui tühistab neid soovahetuse variante, riigi raha ja kõike ja mida kõike ja võtab kõike tagasi ja keelab ja teeb ära ja üks päev tehakse, teine päev keelatakse. Mis see on? See on võitlus pimeduse ja valguse vahel. See on võitlus selle vahel, et ühed tahavad lastele teha midagi muud, teised tahavad lastele teha midagi teist muud. See on võitlus laste pärast. See on võitlus selle pärast. Millest see sõltub? See sõltub meie palvetest väga palju. See sõltub sellest, kes valitseb ja kes määrab seadusi. Seadused võivad keelata palvetamast. Inglismaal on praegu seadused, mis mõnedes kohtades keelavad palvetamast isegi kodus. Teate seda või? Ja seal on üldse imelikke seadusi välja nagu mõeldud ja hiljuti üks Inglismaa mingi võitleja sai kohtuliku karistuse sellest, et ta vaikselt keeltes palvetades selle, mis see abordikliiniku nimi on, mul ei tule meelde, selle lähedal palvetas vaikides keeltes. Olete lugenud internetis? Ta sai selle eest kohtuotsuse järgi karistuse. Ei tohi. Aga ta väitis, et ta ilma hääleta palvetas. See ei lugenud. Ta sai ikkagi selle karistuse. Antakse välja seadusi. Mõned räägivad, et Inglismaa on esimene mittekristlik riik, kellel saab olema tuumarelv. Isegi nii. No ma ei tea, kas nii läheb või mitte, aga antakse välja seadusi, mis nagu toodavad elu või mis toodavad surma. Kui paljud saavad aru sellest. Ja see tähendab seda, et preester on kutsutud rääkima Jumala sõna ja Jumala tarkust. Ja Jumala tõtt ja kartma Jumalat. Ja need, kes nagu ei salli seda, need võitlevad selle vastu, et seda suud kinni panna. Aga Jumal jälle võitleb sellest, et seda suud lahti teha ja inimesi tänavatele saata ja oma sõna välja saata. See on üks võitlus. Sina, mina, meie oleme seal osalised. Malakia 3 räägib agendast, ega midagi ei ole muutunud selle paari tuhande aastaga. Räägib agendast, kus samamoodi tahetakse suud kinni panna ja siin ütleb ta, see on siis 3. peatükk ja 13. Teie sõnad mu kohta on karmid, te ütlete, mida me su kohta oleme rääkinud, te ütlete, ilma aegu on Jumalat teenida ja mis kasu on meil tema käsu täitmises või leinariietes käimisest. Me kiidame õndsaks ülbeid, need elavad edasi, kes patu teevad, koguni kiusavad Jumalat ja pääsevad. Nüüd räägivad teised, kes kardavad Jumalat. Jumal paneb tähele ning kuuleb ja tema palge ees kirjutatakse mälestusraamat nende heaks, kes kardavad teda ja austavad tema nime. Ja Jumal ütleb nende kohta ja nemad kuuluvad mulle, on mu eraomand sel päeval, mil ma valmistan ja ma olen neile armuline, nii nagu mees on armuline oma pojale, kes teda teenib. Te näete jälle vahet õige ja õela vahel, selle vahel, kes teenib Jumalat, selle vahel, kes ei teeni Jumalat. Halleluuja.
nii et see Paasa värk oleks selline värk, et noh, iseenesest võiks ju ka lugeda seda 12. Paasa seadust, aga ma vist ei hakka, aeg läheb ära liiga palju. Paasa seadus on see, et tuleb paasat võtta siis süüa kimedate rohttaimedega kiirustades ja riietatud olles. Mis see tähendab? See tähendab, et meid viiakse kiiresti välja sellest maailmast, kus me oleme olnud. Ja viiakse ka kimedate rohttaimedega, tähendab seda, et kõik ei ole alati libe ja hea. Et igaüks, keda Jumal armastab, seda karistab ja õpetab. Et meie elu tulevad ka teatud raskused ja kannatused. Ja kui kannatusi ei ole, me läheme ülbeks, jultunuks ja need on kõik ebajumala omadused. Meie ei ole kutsutud neid kandma. Me peame olema neist vabastatud, vähemalt neist õpetatud. Aga me ei lähe täna sinna sisse. Ma võin sellest üks päev rääkida vähe kinnisemas koosolekus. See on minu eest väga oluline ja huvitav vähemalt teada. Igal juhul me oleme kutsutud minema riides ja rutuga sööma seda paasalammast, paasatalle ja minema välja. Ja seda käseb piibel juutidel kogu aeg meeles pidada, et ta tõi nad ära Egiptusest. Et ta vabastas nad oma võimsa käsivarrega ja ta tegi imesid nende eludesse. Uus testament ja meie, täpselt sama lugu. Sind ja mind on ära toodud, ma ei tea, kust mängupõrgute juurest või kust kohast iganes, kust Jumal meid kedagi kätte saanud. Ta on toonud meid ära, murdnud pimeduse relvad ja pimeduse nöörid ja köied katki oma tugeva käega, teinud meid vabaks ja asetanud oma riiki. Ja see on see, et me seda tähistame, mäletame ja anname talle au ja anname talle tänu. Ja see on see, et me pühitseme seda. Ja see on see, et täna on lauad. Täna ei ole toolid siin niimoodi. See on see, et sa oled täna siin. Sest me kõik mäletame, kuidas ta kedagi meist murdis välja teemonlikest iketest. Minul oli näiteks, mul on häbi öelda, aga mind oli õpetatud taldrikuga kutsuma välja vaime ja mingeid asju ja see läks päris koledaks. Aknad läksid ise lahti, kinnised aknad ja pärast ei julgenud keegi seal toas olla. Ja ma ei tea, mis kõike sodi seal juhtus. Ma ei tea, mis spiritismi sügavused seal olid ja või ei olnud. Igatahes õnneks tuli Jeesus õigel ajal ja seisis selle eest, et mind sealt välja kiskuda pimeduse ahelate käest. Halleluja. Ma ei tea sinu lugu, võib-olla su lugu on palju ägedam või mis iganes, aga Jeesus on lunastanud meid ja me anname talle au ja tänu, et ta ei jäänud sinna ülesse, kus niigi oli hea ja kõik oli kullast. Vaid ta tuli alla siia inimese kujul, inimese pojana. Kirjutab, ta oli 100% inimene, 100% Jumal, 100%. Ma ei tea, kuidas see võimalik on, aga temal on kõik võimalik. Ja ta tuli ja tõi meid siia. Ja ma tahaks teile lugeda ka neid benefite, mida piibel ütleb nende kohta, kes on tema rahvas, mis talle kuuluvad. Nii et kuula nüüd, ma viskan sulle üsna kiiresti 6 punkti. Ma ei saa neid kõiki nagu väga kommenteerida, siis läheb 3 ära või hiljem. Ja minu jutt sellest, et täna on kiirem koosolek, ei pea paika. See on siis 2. Moosese 32 ehk 23. Vaata, ma läkitan su eel ingli sind tee peal hoidma ja sind viima paika, mille ma olen valmistanud. Vaata, ma tahaks siia öelda, et see on seesama. Vaata, Jeesus käib meie ees kitsal teel. Me oleme kutsutud teda järgima. Ta viib meid paika, mida ta meile taevas valmistab. Ole valvel tema ees ja kuula ta häält. Ära vihasta seda, sest ta ei andesta teie üleastumist. Sellepärast, et temas on minu nimi. No Vana Testament. Jeesus õnneks on andnud oma vere meile ja kui me teeme vigu, meil on õigus tema vere varal teha mõõndusi, parandusi, meelt parandada, teha uuesti paremini ja kuuletuda talle. Väga tähtis.
Ja kui me oma elus tõesti kuulame tema häält ja teeme kõike, mis ta käseb, siis ma olen sinu vaenlaste vaenlane ja vastaste vastane. Ta lööb sinu vastased maha. Ta hävitab su vastased. Kui sa kuuletud siin maa peal ka Uues Testamendis Jumalale ja tekivad inimesed, kes sind vihkavad või ei salli, see ei ole sinu sõda, see on tema sõda. Ja tema, nende, kes austavad paasa talle ja Jeesust ennast, nende üks boonus või benefit on see, et ta seisab nende eest. Halleluuja. 3. Minu ingel läheb sinu eel, hävitab kõik hiivlased ja puuslased ja kõik muud ja ma hävitan need. Kui sina, mina, meie palume, Jumal liigutab suuri asju, aga me peame olema tema omad õiged ja talle meelepärased. Me ei saa olla sõnakuulmatuse pojad. Peame olema sõnakuulelikkuse lapsed. Väga tähtis. Ära kummarda. Nende jumalaid ära teeni neid. Vot siin on trikk sees. Sellega peaaegu me kõik kukume tihti läbi. Millal sa viimati käisid ebajumalat teenimas? Mis on ebajumal? Primitiivselt võttes olete näinud neid filme Naapolist või kuskilt, kus tulevad suured inimeste hulgad ja tassivad ees mingit kuju, seal on mingi püha Johanna või püha Maria või kellegi kuju. Ja tohutu hunnik inimesi on järgis, mingid tegelased seal karjuvad ja tahavad seda käest ära kiskuda. Teised ütlevad, see on meie Jumal, me ei anna teda sulle. Mõned jälle maalivad selliseid pilte, panevad kõik kohad täis. Ütlevad, püha Archimeedus, püha Sakarianus, püha Maronius, püha Santianus. Kõik on pühad. Okei. Kas ajaloos võib olla pühi inimesi? No loomulikult. Kas nad on jumalad? Kõik ei ole osad ainult, jah. Eks ole, aitäh. Võtame need osad omale, eks ole. Ja. Meil ka, siin on mõned inimesed olnud. Püha vaim ütles ühe naisele, et sa pead kodust kamina pealt selle kuju ära võtma. Ütles, ei, ma jätan parem kirikus käimata. Ja jättiski. Nii kõva tädi oli. Nii kõva õde oli. Ja jättiski, keegi me ei suutnud uskuda. Ja ütles, et ta ei saa, et tal on, see on ta elu, see on kõik talle, see kärakas või see, mis see oli seal, ma ei ole näinud seda. Ära kumarada jumalad, ära tee nende rahvaste tegude järgi. Kisu maha nende jumalad, purusta nende ebausu sambad. Mis see tähendab? See tähendab, et sina ei või minna kaasa ebajumala teenistusega. Kui sa tahad, et sinu rahvas, riik või koht kuulub sulle ja sina oled seal pea, mitte saba. Aga me ei lähe täna sinna sisse. Meil ei ole selleks aega. Ja nüüd ta ütleb, sünnitajat ega sigijat ei ole enneaegselt sellel maal ja ma teen täielikuks sinu päevade arvu. Kujutad ette, ta ütleb, ma teen täielikuks sinu päevade arvu. Ütle seda enda kohta. Issand, kui mina olen sõnakuulelik sulle, sa teed täielikuks minu päevade arvu. See on üks tõotustest, mis sa oled andnud, Jumal. Nende seast üks, mis sa oled andnud mulle. Mind ei haarata enneaegselt. Ma ei kao kuidagi ära, vaid sina oled minu kaitse, kilp ja kalju. Järgmine, ma läkitan hirmu sinu ees nende rahvaste juurde, kelle juurde sa tuled ja teen, et su vaenlased põgenevad sinu eest. Jällegi väga meeldiv. Keegi ähvardab sind, keegi võtab midagi ette ja hävineb. Miks? Sellepärast, et sinu Jumal sõdib sinu eest. Sinu Jumal seisab sinu eest. Sinu Jumal ei maga. Ta ei ole inimene, ta tukuks. Jehova ei maga, vaid ta näeb, kuuleb ja teeb ja kaitseb. Halleluuja. Järgmine. Ma läkitan su eele masendused, et see ajaks ära su eest rahvad ja kõik muud. Aga ma ei aja neid ära 1 aastaga, et maa ei jää tühjaks ja sulle ei sigineks metsloomi.
väga oluline, viimane, ma ajan nad su eest ära vähehaaval, seni kuni sa sigined ja pärined maa. Peidetud sõnad. Peidetud sõnad. Mis sõnad need olid, kes keegi pani tähele? Kuni sa sigined, paljuned, kasvad ja pärid maa. Sina pärid maa. Sa saad selle kõik endale kätte. See tähendab, sina suurened ja teised vähenevad. See tähendab, et õitseng on tulnud sinu juurde. Sinu seeme saab olema õnnistatud. See, mis sa ette võtad, läheb sul korda, sest sa ei kasva, kui midagi korda ei lähe. Peidetud sõnad on siin sees. Ja neid lauseid on siin nii palju. Kui keegi jälgib riivit praegu või jälginud, ma ei tea, kas keegi jälgib. Kui ei jälginud, sa näed seal ise. Need on tõotused, need on päris osa nendele Jumala lastele, kes käivad ja teenivad Jumalat. Jah, see kõik ei lähe kergelt. Jah, see kõik ei lähe kiirelt, aga lõpuks on öelnud niimoodi, et mina ise õpetan ja tervendan ja pärast lohutan ja armastan. Kui paljud on tundnud seda tsüklit oma elus? Halleluja, vähemalt Eero ja Merle, 2 inimest 200 on juba tulnud. Halleluja, mõnedki noogutavad veel vaimustusega. Ma ei tea, mind see vaimustab, sellepärast see on Jumala sõna. See on osa sellest ja seda ei saa siit ära võtta. Ja nüüd edasi, see sama läheb meiega kaasa Uude Testamenti, kus ta toob selle välja mõtetena, et ta on meid vabastanud haigusest. See on see sama, kas ma lugesin, et ma hoian tõved sinust eemale, siin oli ka. Ja haigusest on vabastanud needusest ehk viljatusest, vaesusest, sest meil on nagu õitseng ja kasv ja vaimsest surmast, sest et ta on maksnud sellest täie hinna, et meil oleks temaga elu, sest tema on elu ja väljaspoolt teda ei ole meil mingit elu. Halleluja! Kui paljudel on hea meel, et Jumal on ette näinud selle juba vanas testamendis. Miks vanas? Et meie sinuga saame vaadata, et see, mis ta siis tegi vanasse, selle ta ongi tahtnud teha suureks ja tõstnud kõik üle uude Jeesusena, kuningate kuningana ehk pärrina ehk isandana iseendale. Mind väga vaimustab see. Halleluja. Tänu Kristusele, kes tuli, et meil oleks elu. Ja kõike temas üle külluslikult. Kõike temas üle külluslikult. Ja tema on öelnud meile, pidutsege ja pühitsege ka. Ja olgu teil hea meel ja rõõm issandast. Mis on Jumala riik? No Loore, siit tuleb kindlasti kohe. No rõõm, rahu ja õigsus pühas vaimus. Söömine pluss söömine ja joomine toiduvaimus. See on minu lisa, seda Piibel ei ütle. Aga pidu ilma kõhutäieta on ka kehavõitu. Sellepärast me täna tahtsime, et natukene oleks mõlemat. Halleluja! Nii, aga me pikemalt ei tee enam. Aeg on läbi. Pool tundi ehk õnnestus vist kokku hoida, aga tahtsin seda sõna ka välja rääkida. Et sina, mina ja meie teaksime, et siis juba, kui ta tegi Vana Testamenti ja neid asju, siis oli tal juba plaan teha oma õpetust suureks kõigi paganateni ja ta jõudiski eesmärgini. Ja Jeesus tuli ja andis uuesti sündinud kristlaste näol vägeva vastulöögi nendele jõududele, kes siin maa peal oleks tahtnud kõiki üle võtta, pannes siia oma koguduse, mille peaks ta on ise ja mille juhu oleme meie. Halleluja! Amen! Nii, aga aitäh! Mis on edasi? Lõpetame mis korralikult ära, nagu peab. Muidu on ebakorralik lõpetus, jah. Lõpetame korralikult ära siis, jah. Võtame korralikult ühe kümnise ja laulame korralikult ühe laulu ja siis võtame korralikult õnnistussõnad ja siis võtame korraliku söögipalve. Äkki siis on korralik? Ma ei tea. Ma ei mõtle seda välja, aga see on kirjutatud.
kui sa tuled Paasale, järgmine kord on see värk ülestõusmine, siis ei tohi tulla tühja käsi, teate jah? Ja kui ausalt sellest rääkida, ma olen seda vältinud, võib-olla ei peaks, järgmised read ütlevad seal kohe, et ütle neile, et nad peavad andma tõsteohvrit. Igaüks võib ise vaadata, ma ei mõtle seda välja. Nii et Jumala jaoks andmine on oluline. Sellepärast, et meie jaoks ka on see oluline. Aga sellest järgmine kord ehk hiljem. Praegu jah, kui sa tahad olla teadlik, siis anna seda, mis sa arvad, et sul on võimalus anda täna Jumalale. Kui sul ei ole midagi, ära anna midagi, aga kui sul on midagi, siis anna midagi. Sest et isegi naine, kes oli lepton, andis 2 leptonit, üks vanem naine. Jeesus ütles, et see andis rohkem kui mingi rikas mees, kes andis silmnähtavalt suurema raha. Nii et ole julge ja kui sa tahad midagi anda, issand, tee seda praegu või vaiki hiljem. Halleluuja. Kallis taevane isa, täname sind selle lahke anni eest, mida inimesed on vabatahtlikult siia pannud sinu sõna alusel. Et sinu sõna ütleb seda, mitte mina. Et sinu ette nendel aegadel, pühadel ei tulda palja käsi. Kuule, kas ma ikka ka panime midagi? Otsi mulle ka midagi, ole hea. Ja. Meie ka teisiti ei tohi olla. Ja sinu sõna ütleb seda, issand. Ja me ei taha tulla tühja käsi sinu ette, vaid anda sulle seda, mida me suudame täna, tahame, mida meil on. Jeesuse võimsal nimel. Issand, halleluuja. Täname lahke andja eest. Ja täname selle eest ka, et see on nagu raha, mis on, või leib, mis on visatud vee peale. Teeb ära oma tiiru, tuleb tagasi ja toob kaasa ühe õnnistuse. Halleluuja. Leiad, peaks olema jope pillaku taskus siin hoopis. Ma ei taha enne õnnistada, kui ise saaks ka see vahele kuidagi. Vabandust, jah. Vaid sina, Jeesus. Isand, sinu nimel ma õnnistan kõike seda. 1000 eurosid, mis inimesed vabatahtlikult siia on pannud. Oma parima osa, mitte ülejäägi, issand. On paljud kindlasti andnud siia. Et sina oled väärt kuningas, suur ja auline. Isand, sina annad tagasi meile sama mõõtu mööda, nagu meie anname sinule, issand, täiega, issand. Sellepärast ma tänan, et see tuleb tagasi iga ühe meie juurde ja toob kaasa oma väärilise lõikuse, Jeesuse nimel, olgu see ainult õnnistatud. Halleluuja, 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 amen. Ja las sound tulla, väga hea on, tohutult hea on siin olla nii, kogu austust väärt. Aga teised, tõsta üles oma käed, et nad oleks, nagu öeldakse, nagu korralikult
võta vastu õnnistussõnad, tõmba nad oma ellu. Ära lase neil tagasi pöörduda minu juurde. Lase neil leida tee enda sisse, ava oma süda seemnetele taevast. Need on taevased seemned, elavad sõnad, elava Jumala käest. Issand, õnnistagu sind ja ta hoidku sind. Ta lasku oma vale paista sinu peale ja ta olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma vale su üle ja issand, andku sulle oma rahu Jeesuse Kristuse ja Naatsaretlase nimel ja kõik ütlevad veel 2 korda ja viimane kord. Aamen, halleluuja. Nõnda saagu, ütle, nõnda saagu mulle. Võtan kõik Jumala sõnad vastu. Ja ma õnnistan su paremat kätt, et mis sa iganes ette võtad, läheks sul korda. Kõige hea eest, issand, me kiidame, ülistame sind ja anname sulle au ja tänu kõige hea eest, et sina oled hea ja sinu heldus kestab igavesest ajast igavesti. Sa oled seadnud oma rahva piiriks kurjusele ja oma koguduse seadnud pimeduse vastu ja sinu poja verevägi. Nagu me näeme seal, mida me ei lugenud täna, kuidas sa käskisid ukse piitasid selle verega iisopiga tõmmata ja kõik, kus olid tõmmatud verega, hukkaja ingel läks mööda sellest kojast. Selle tõttu, et see talle veri oli seal peal. Talle veri oli seal peal. Talle veri olgu ka sinu peal. Talle veri olgu sinu peal. Hoidku ja kaitsku sind Jumala arm ja andku sulle uus arm Jeesuses Kristuses. Halleluuja. Amen. Amen. Halleluuja.